Täna olen jälle vaadanud mõningaid neid Mäti videosid. Eile ma unustasin mainida seda, ma vaatasin eile ka Kaili videot ja seal tema ütles, et esimest korda ta tunneb, et tal ei ole nagu midagi öelda või et tal ei ole nagu mingit sõnumit edastada, ta ei tunne, et tema seest nagu kerkis mingisugune teema, mida ta peab käsitlema. Ja siis ta lahendas selle niimoodi, et ta küsis sealt Facebooki kommuunis inimestelt, et kas neil on mingeid küsimusi ja siis ta vastas küsimustele. Aga et see tuletas mulle meelde seda, et minul enamasti ei ole seda tunnet, et mul oleks mingisugune kosmiline sõnum, mis tahab öelda, et mis tahab välja tulla, et see video tegemine on ikkagi väga selline tihti, mõnikord mitte, aga tihti on selline ikkagi töövõit nagu, et on vaja pingutada ja midagi ära teha, aga mitte, et see tuleks kuidagi spontaanselt sinu seest välja. Ja täna juhtus selline lugu hoopiski, et kui ma kuulasin jällegi neid Mäti videosid, siis ma mingi hetk tundsin, et mul on nagu kõik selge. Et ma ei taha, mul ei ole vajadust enam nagu mõtiskleda või arutleda nende küsimuste üle, et mulle tundus, nagu mul on kõik selge ja sellepärast mulle tundus, et meil ei ole nagu midagi rääkida ka. Et see rääkimise point videos ongi see, et kui ma neid asju nagu kõva häälega välja ütlen, siis need asjad kuidagi teadvustuvad mulle teistmoodi ja siis võib-olla ma näen mingisuguseid lahendusi, mida ma muidu võib-olla ei näeks. Ja Kail ise teeb seda, temal ongi see evolving out loud on ju, et kuulates ennast kõnelemas, ta õpib midagi enda kohta on ju. Et seesama kehtib ka minu videote puhul, aga kuna mulle tundus, et mul ei ole nagu mingid sellised teemasid, mis vajaksid lahkamist, et ma tundsin, et tõesti ei olegi nagu vaja teha enam videot. Aga samas seal nendes Mäti videotes on need teemad, mis olid huvitavad, mõtlen, ma võin ju neid jagada. Nii, nüüd ma pean natuke mõtlema, mis need olid. Ma olen kirjutanud täna üles midagi. Üks teema oli armastus, et mul oli kunagi üks video, kus ma küsisin seda küsimust, et kui me ütleme, et me tahame armastust, mida me siis tegelikult tahame. Ja vot nüüd täna sattusin niisuguse video peale, kus Mätt ütleski, et armastus ei ole emotsioon, et armastus hõlmab endas hästi palju erinevaid emotsioone. Ja vot see nagu lahendas ära selle probleemi minu jaoks. See armastuse seisund on selline seisund, kus on võimalik väga palju erinevaid tundeid tunda, sealhulgas ka viha, kurbust ja igasuguseid muid asju. Et see on selline levinud väärkujutelm, et kui sa oled nagu vaimselt arenenud kõrgelt, et siis on sul kogu aeg ainult üks selline selge rahulolu nivoo ja kuskile poole sa ei kõigu. Loomulikult need emotsioonid siis mõjutavad sind vähem või põhiline on see teadlikkuse tasand on teine, et sa oled nagu pidevalt teadlik oma tunnetest ja sa jõuad nagu sekkuda enne, kui sa hakkad reageerima vastavalt nendele tunnetele, tänu sellele teadlikkusele. Tegelikult on küll üks teema, mis ma hakkasin mõtlema õhtul veel. Nüüd siin vahepeal on tulnud mitmel puhul jutuks see, et kui me ütleme, et me vajame mõistmist, siis tegelikult see on ka selline sõltuvus või selline illusioon või väärkujutelm, et justkui me tunneksime ennast paremini, kui mõistetakse. Tegelikult me peame ikkagi iseennast mõistma, et kui me iseennast mõistame, iseendale andestame, siis meil ei olegi vaja seda, et teised meid mõistaksid. Ja teised ei saagi meid mõista, sest mitte kellelgi ei ole täpselt sellist elukogemust, nagu meil on. Ja ainult täpselt meie elukogemus on see, mis paneb meid nägema maailma teatud nurga alt. Ja mitte kellelgi teisel ei ole seda võimalust. Ja järelikult ikkagi ei taha ka teistelt inimesed mõistmist saada. Aga midagi nagu ikkagi tahaks saada teistelt inimestelt. Ja kui Mätt rääkis hingesugulastest ühes videos, siis
siis ta ütleski, ta ütles niimoodi, et hingesuulane on see, kes peegeldab sulle tagasi. Ma täpselt aru ei saanud, mida ta tagasi peegeldab, sest tegelikult see video millest ei rääkinud hingesuulastest, vaid teist laadi suhetest. Aga siis ma tundsin, et vot see on see tegelikult, mis ma tõesti tahan. Ma tahan nagu saada mingit vastureaktsiooni ja millest see tunne võib tulla, ongi sellest, et noh, et saada see signaal ikkagi, et ma olen tõepoolest armastusväärne. Et see on tingimusteta armastus. Sellest, kui keegi lihtsalt kuulab sind ja lihtsalt mõistab, et sind kuskil enda sees. Sellest ei piisa mulle. Miks mulle ei piisa? No, et ma nagu tunnen, et ma tahan saada mingisugust reaktsiooni vastu. Et kui mina jagan, ma tahan jagada, tahaks jagada kellegagi midagi. Ja ma tahaks saada mingisugust vastureaktsiooni, et see jõudis kohale, see, mis ma tahtsin, see sõnum, see jõudis kohale. Ja võib-olla see on vale, on ju. Võib-olla see on mingi illusioon või jälle järjekordne sõltuvus. Aga kuna Matt ütles, et see ongi see, mida hingesuulased üksteisele teevad, et nad annavad üksteisele, nad on nagu peegeldavad üksteisele tagasi. Ma eeldan, et nad peegeldavad vähemalt, et see tähendab, et nad suhtlevad omavahel. Ja teine asi, mida ma lugesin jälle praegu just üks artikkel, mis taaskord väitis, et meil ei ole vaja, et keegi meid mõistaks, sest et ei olegi võimalik, et keegi meid mõistaks. See oli ilgelt pikk artikkel diagonaalselt, aga kuskil seal keskel diagonaali peal oli siuke koht, kus öeldi, et kõik suhted, sellised head suhted tuginevad kokkulepetele ikkagi, ja see kokkulepe ongi see, et kuna me ei mõista üksteist, me ei saagi mõista üksteist, siis me lepime kokku, et vaat, kui mina ütlen nii, siis see tähendab seda ja kui ma teen seda, siis see tähendab seda, sest et teine inimene ei pruugi sinu liigutustest samamoodi aru saada. Mis taaskord nagu annab mulle selle kindlustunde, et kui ma ootan ühest suhtest suhtlemist, siis ma ei taha midagi valet asja, et siis ma tahan ikkagi õiget asja. Ma ei tea nüüd, mis sellega peale hakata.